tere, minu nimi on Riita ja mina olen siis Eestis, enamasti Tallinnas tegutsev lomi massaaži praktik ja õpetaja ehk et võtan siis vastu inimesi lomi seanssidele ja õpetan uutele inimestele, kuidas siis lomi massaaži teha. Ja täna on minuga Luana, kes on siis minu eelmisest koolitusest õpilane nii-öelda. Tere, Luana! Tere, Riita! Kuidas sul läheb täna? Minul läheb täna ülihästi. Ahah, ülihästi, jah? Ülihästi, jah. No rõõm kuulda. Jaa. Et kutsusin sinu siis siia endaga vestlema, et rääkida lomist ja sellest koolitusest, kus sa siis osalesid nüüd. Aga kõigepealt ma küsiksin, et mis sa muidu teed või mis sa enne lomiga kohtumist, tutvumist tegid või praegu teed oma elus? No, tegelen tantsuga. Tähendab, ma olen suurema osa oma elust tegelenud tantsuga ja just nimelt balletiga. Et selline keha tundmine on juba nii-öelda nagu titest saadik mulle kaasa siis nagu arenenud või antud siis, et oma keha ma tunnen nagu väga hästi. Et siis jah, nüüd ma olen siis Rahvusooper Estonias repetiitor. Et enam ise ma ei tantsi, ma lõpetasin tantsimise peaaegu 5 aastat tagasi. Ja nüüd ma siis õpetan teisi. Aitan laval paremini hakkama saada. No mulle kõlab see kõik väga põnev. Jah, eks see teatrimaailm natukene põnev ongi, jah. Ja. Okei. Ja kust tuli siis lomi ühe sellise tantsijanna ellu või kuidas? Hea küsimus. Ma arvan, et see lomi leidiski mind üles. Et ma ausalt öeldes ei mäleta, kuidas või millal ma nägin internetis mingit videot lomi massaažiga. Ma ei tea, miks see juhuslikult, ma ei mäleta, kuidas see nagu mulle ette sattus, aga ma vaatasin, et vau, kui lahe, et kõik see liikumine seal ümber, et see tants, see oligi põhimõtteliselt nagu massaažitants. Et see tundus nii põnev ja äge ja siukene sensuaalne ja samas selline hästi elegantne ja selline ühesõnaga väga paelus. Siis mingiks ajaks ma unustasin selle ära, see nagu kadus ära. Tegelesin edasi oma tööga ja siis mingi aja pärast tekkis uuesti tuli see sama nii-öelda mitte video, aga kuidagi teadmine, et peaks, kuna karjäär on nagu tantsimise karjäär on läbi ja kuna ma olen juba teatris nii-öelda õpetan ja et võib-olla peaks midagi uut leidma enda elus ja tegelema kuidagi mingite rahulikema asjadega. Ja et see võiks olla massaaž, aga mitte selline tavaline, vaid midagi muud. Ja siis mul tuli meelde, et ma nägin kunagi mingit videot lomist. Hakkasin uurima, otsisin internetist mingit materjali, et mis asi see siis on ja siis ma leidsin sinu ja mõtlesin, et ma ei ole kogenud seda, et see oleks nagu nii huvitav kogemus. Helistasin siis või kirjutasin sulle, siis ma sain sinu juurde ja enne seda ma sain teada, et sa õpetad ka. Ma mõtlesin, et ma tulen proovin, et mis asi see on, et äkki ma saan ka siis kursustele. Ja peale seda, kui ma sinu juures ära käisin, ma mõtlesin, nii, ma tahan minna kursustele. Ja siis mõtlesingi sulle, et ma tulen, et kas on vaba kohta. Ma arvasin, et kõik läheb nagu nii ruttu ära, nagu soojad saiad kohad on täis kohe. Ja oligi, ja siis sa ütlesid, et me ei alusta kohe, et me alustame hiljem, on ju.
mulle see väga hästi sobis, ma ütlesin jess. Mhm. et kõik nagu jooksis nii hästi nagu mulle ette ja kuidagi nagu sujus, et mõtlesin, et tore. ja. et see peab siis õige asi olema või vähemalt mingi etapp mu elus, kus ma saan proovida midagi muud. Okei, Just. jaa. Aga sa ütlesid, et sa minu juures nagu kogesid lomi ja siis sa kohe nagu teadsid, et nüüd sina tahad minna sinna kursusele, et mis see lomi siis sinuga nagu tegi või miks sa nagu leidsid, et et nüüd ma tahan kindlasti kursusele minna? Jaa, see on hea küsimus, mis ta tegi. Ma ei teagi. Ühesõnaga ma arvan, et ta avas minus mingisuguseid blokeeringuid, mingid, kuna ma olen laval nii palju olnud ja ma olen niisugune emotsionaalne inimene ja ma ei julge ka oma emotsioone, ma julgen oma emotsioone nii-öelda väljendada ja näidata, et see oli kuidagi selline puhastav kogemus. Ja samas puhastav võib olla ka võib-olla ebameeldiv vahest, aga see oli nagu ülimeeldiv ja mõnus ja selline, sa said nagu, see oli nagu mingi rännak, massaažirännak. See oli nagu väga, väga huvitav ja mõnus ka. Seda ütlevad paljud ja, et see ei ole nagu nii-öelda lihtsalt massaaž, mitte et lihtsalt massaaž kuidagi halb oleks, aga et see on jah midagi nagu muud kui massaaž. Jaa, kuidagi teistmoodi, jah. See on jah, seda isegi ei saagi sõnadega vist öelda, et mis asi see nagu täpselt on, et see ongi, et see ongi mingi rännak sinus eneses nii-öelda. Avastad võib-olla enda jaoks mingeid uusi asju, mõtted hakkavad liikuma, keha terveneb, mõttes igatpidi kasulik. Jaa, on. Jah. No väga äge ja siis sa tulid sinna koolitusele. Jaa. Räägi paari sõnaga sellest koolitusest, kuidas sulle see tundus või mida seal nii-öelda õpetati siis lõppude lõpuks või et kuidas see oli sinu jaoks? Kuna ma ei ole sellistel koolitustel varem osalenud, ma olen tegelikult üldse väga vähe koolitustel osalenud. Nii et ma tulin täiesti ilma eelarvamusteta, tuli täiesti puhas leht. Ja juba see koht, kus me olime, see oli väga äge ja see oli minu arust super koht. Ja inimesed, kes sinna tulid, alguses oli selline natukene, ikka võõrad inimesed ja kuidas sa nagu tunned ja kuidagi see läks nagu nii kiiresti meie vahel nagu avatuks, kõik avanesid, mis oli nagu nii mõnus, siuke kodune tunne oli. Ja peale seda esimest korda mina tundsin, et mina olen nagu sõltuvuses, sest ma iga kord ootasin jälle seda hetke, millal saab jälle kokku saada. Ja. Et kuidagi selline vaba, ei olnud nagu mingisugust, et sa pead õppima täpselt niimoodi ja niimoodi, et ei olnud mingit raamistikku nagu. Et kõik toimus siukses sujuvas vabas olekus. Et see mulle väga sobis. Ja koolitus iseenesest oli väga mõnus ju. Igast Hawaii need tantsukesed ja rituaali palved ja kõik need siuksed hästi-hästi huvitav. Väga äge. Ja eriti, kui sa oled veel siukene emotsionaalne inimene, siis sa nagu võtad vastu kõik, mis sulle tuleb. Et mõnus, väga mõnus. Ei oska teistmoodi öelda. Okei. Ja, super. No sul hakkas muidugi väga hästi külge ka see lomi. No ma arvan just sellepärast, et ma olen tantsuga tegelenud ja see liikumine on nagu mul nii-öelda siis veres või. Et lapsest saadik. Jaa. Et kuidagi tundus väga loomulik ja loogiline. Et selles suhtes ei olnud mingit peamurdmist, et oota, kuidas need käed peavad minema või kuidas sa ise pead olema. Kuidagi väga loomulik. Ja mulle tundus kohe peale, siis kui me hakkasime tegema niiviisi praktikaid, on ju, et see on nagu, et inimene on nagu savi, mida sa siis voolid ja kujundad seda õigeks nagu, et siis see lõpptulemus on niiviisi, et inimene tunneb, et ma olen nüüd,
ma olen nüüd kohal. Mm-hmm. Et jah, noh, vahest on, vaata, inimestel on erinevad blokeeringud ja tunnevad võib-olla ennast, käivad võib-olla natuke viltu ja kuidagi nagu noh, kuskil midagi valutab ja ebamugav on olla, aga see nagu paneb kõik nagu sujuvalt paika. Ei ole mingit nii-öelda jõuga väänamist ega tõmbamist ega niisugust. Nagu peenelt kuidagi nagu häälestab. Jah, nagu loksutab paika. Noh, kuna see lomi-massaaži endal need võtted on ka ju nagu lainetus, et siis see ongi põhimõtteliselt, me ju ise koosneme ka veest, et kõik need liigutused ja kõik see ju no panebki paika loksutades. Loksutab paika asjad, jah. Okei. Ja siis sa käisid kursusel läbi nii-öelda, on ju? Kas sa nüüd hakkasid tegema ka seda massaaži? Jaa, hakkasin tegema ja mille üle mul on väga hea meel, et ma hakkasin seda tegema. Esimene kord oli küll natukene hirmus, aga sealt edasi nagu juba mul on põhimõtteliselt nädalas on üks klient või 2 klienti, et nii palju, kui ma praegu suudan teha oma töö kõrvalt, et ise olen väga rahul ja tundub, et ka inimestele meeldib, kes mu juures käivad, jäävad rahule ja ma olen isegi tagasisidet saanud, et probleemid, mis olid nagu, ma ei tea, õlgadega ja seljaga, et need on nagu lahenenud, et see on nagu väga mõnus tagasiside. Jaa, on tõe. Tean, et juba osad on öelnud, et kindlasti tulen tagasi ja et noh, selline seda on nii mõnus teha, peale seda on endal ka selline tunne, et elu on lillelisem ja ma olen niisugune lomisõltlane vist. Ja. Kuidas sul selle palvega on? Kas sa loed palvet massaaži alguses? Jaa, ma laulan ja seda Hawaii palvet kuidagi hakkas külge. Et ma isegi eestikeelset ei ole proovinud, aga mulle õudselt meeldib endale see Hawaii-keelne, et väga mõnus on. Ise tunnen ka, et lõpus on niisugune vibratsioon tekib. Et ei no, see toimib. Toimib küll. Et see on vägev. Ma kodus harjutasin, laulsin kõva häälega ja siis kassid, mul on 2 kassi. Ja kassid tulid, istusid mulle ette niiviisi ja siis nad mõlemad niiviisi kukkusid lihtsalt pikali ja vedelesid mul seal ees. Okei. Ja küll, nii tore. Ja nad vedelesid tükk aega veel. Mina lihtsalt istusin ja vaatasin, okei, tore. Natuks aja pärast nad tõusid püsti ja läksid minema. Tulid mu kontserti kuulama ja kukkusid pikali. Lõdvestusid juba laulu kuuldes. Jah. Aga kuidas sina tajud seda, mida see alguse palve nagu teeb? Ja miks seda on hea lugeda või laulda? Kuna me teeme seda, vaata käed on inimese peal, kas siis pea peal või keha peal on ju. Ma arvan, et see palve tekitab sellist ühendust inimesega ja kuna kõikides sellistes šamanistlikes või ikka šamaani rituaalid ja kõik need, nad sisaldavad ikkagi teatud määral vibratsioone ja seda palvet ju tegelikult ei laulda mingi kõrge häälega, et sa laulad seda ikkagi sellisel madalal, nii-öelda seal on sagedus, mis tegelikult mõjutab seda kõike. Et eriti veel, kui sul on käed, sul tekibki vibratsioon sinna inimesse. Inimene tunneb ka seda. Ja noh, see, et seal on nii vägevad sõnad sees, et see iseenesest võtta häälega välja öeldud läheb ju topelt tugevusega. Et palju võimsam on see, kui sa ütled välja asju, kui see, et sa lihtsalt mõtled. Absoluutselt, jah. Mina nagu tunnen, et see palve või see laulda nagu kuidagi nagu avab selle ruumi või nagu avab mingisugused, ma ei tea, nagu mingid nähtamatud, mingid väravad, läbi mille see kuidagi see tervendus saab tulla. See ongi see lood energia.
jah , see on äge ja see on väga võimas . ega Jaa. need niisama ei ole kokku pandud , need Mhm. siuksed palved . just Need Jaa. on oma vägi sees on . ja mitte väike ja ja nagu see Kätlin väga tihti seal koolitusel ütles minu meelest , et lomi on nagu julgetele . ma mõtlesin , huvitav , mis ta nagu kuidagi noh , kasutab sellist väljendit , vaata , aga võib-olla ongi nagu , et päris noh , et see ongi siuke võimas praktika , inimene nagu tajub seda ja siis kuidagi noh , et inimene , kes ei ole võib-olla valmis . vaata , Kas tegelikult see endaga ongi , sa ühendusse? võtad tegelikult vastutuse ka selle eest , noh , tegelikult see on ju vastutus , kui sa teist inimest masseerid , et sa nii-öelda tervendad oma kätega , jaa , et sa julged puudutada inimest ja oled nii-öelda teadlik , mida sa teed ja kuidas sa teed , ja . sest see on väga tähtis . Mhm. et kui sa nagu inimest tervendad nii-öelda , noh , loomulikult ega massööriks niisama ei hakata , ikkagi ju sa tunned , et sul on võib-olla mingisugune tahe anda ja mingi tekivad võib-olla mingid , isegi võib-olla tekivad võimed , võib-olla sul on mingid varjatud võimed või midagi , onju . et kätega tegemine peopesades on meil ju väga tugevad energiat . et puudutused ja kõik need , et need on siis , no sellepärast ongi julgetele , et siis sa julged ennast avada ja puudutada teist inimest ja aidata teist inimest siis jaa . võib-olla selles mõttes . aga ma ei teagi praegu , ei ole rohkem võib-olla , kui sa ise midagi ei taha lisada või öelda või . ei , mina lihtsalt olen nii tänulik sulle , et sa teed sellist asja ja see , kuidas sa teed , et see on nagu nii tore . jaa , aitäh . aitäh . aitäh sulle . aitäh sulle . ja kui teie tahate ka olla nagu Luana , siis tulge koolitusele , mis ilmselt ikkagi toimub märtsis , nii et jälgige reklaami ja mõnusat jõuluaega seniks . aitäh . aitäh .